nagu selles mõttes nagu enne. Ongi paha. Lippude asetus on jah. Samas kui lippude asetus. Jah. Siia pange kõik ennast diagonaali niimoodi, et ei varjuta ära väikest ja. Tere tulemast, head külalised ja kallis koolipere. Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktorina on mul suur au öelda tänase erakordse sündmuse avasõnad. Täna tähistame meie traditsioonilisel kooli lõpuaktusel üheskoos kooliaasta lõppu ja Eesti lipu 130. aastapäeva. Kallid õpilased ja õpetajad, hea koolipere. Õppeaasta 2013-14 ongi läbi saamas ja homme saavad õpilased kätte oma tunnistused. Pikale ja tõsisele pingutusele õppimisele järgneb nüüd teil, õpilased, meeldiv suvepuhkus. Head õpetajad, tänan teid tehtud töö eest ja meeldiva koostöö eest. Näen sinavat taevatelki, lumivalgete pilvede helki, läiki musta künnimaad. Järve silmad taevasse vaatavad, vahuharjad pilvisse saatvad, valgeid viipeid kui tuttavaid. Meri hoiab sind kõvasti kaenlas, taevas valab su vaprat meelt. Aeg veeretab ükskord teelt, kõik selle, mis äsja sind vaevas. Nüüd lehvivad jälle kõik lipud. Õitsva künkad ja tornitipud, õitseb sini must valgelt maa. Värske tuul puhub vabanenud lahelt, päike sätendab pilvede vahelt. Nii näen sind, kodumaa. Austatud Riigikogu esimees, austatud maavanem, austatud linnapea, lugupeetud külalised. Täna möödub 130 aastat sellest päevast, kui Otepää kiriklas pühitseti sisse Eesti üliõpilasseltsi trikoloor. Sinimustvalge lipu lehvides esineti esimest korda avalikul meeleavaldusel Tartus 2. novembril 1905. aastal. Kaasaegse lipu eellaseks peetakse Konstantinus Suure kitsast purpurset pimplit. Üks maailma vanimaid lippe, nimelt taanlaste oma, langes legendi järgi nende sõjaväele alla otse taevas 1219. aastal Tallinnas. 130 aastat oleme oma lippu ikka suutnud au sees hoida. See omariikluse sümbol lehvis meie vapratele esiisadele ja emadele, kui võitsime vabadussõja. Kuid korduvalt oleme sunnitud olema tunnistajaks, kui meie trikoloor sõna otseses mõttes mastist maha kistakse ja asendatakse meid okupeerinud riigi sümboolikaga. Aga äge vastuseis meie lipuvärvidele oli Nõukogude okupatsiooni ajal. Tuleb tänusõnu lausuda Jaan Eilartile, kelle algatusel 1962. aastal
taastati meie rahvusvärvid rahvussümbolitena, milleks olid suitsupääsuke ja rukkilill. Kaua hoidsime nende tähendust saladuses. 23. juunil 1988. aastal kinnitasime Eesti Ülemnõukogu presiidiumi seadusega ametlikult ajalooliselt kujunenud sinimustvalge värvi kombinatsiooni Eesti rahvusvärvideks ja suitsupääsukese ning rukkilille meie rahvussümboliteks. See otsus andis meie rahvale tagasi eneseteadvuse, oli teatud murdepunktiks valikute langetamisel. Kas sa oled koos meiega liikumisel iseseisvuse poole või oled selle vastu? Kallid kuulajad, meie rahvuslipp on sümbolina aidanud meid rahvusena püsima jääda. Väga tugev oli surve, et kujundada meist uue ajaloolise inimühenduse, paljurahvuselise Nõukogude rahva üks osa. Kogu ideoloogiline võitlus oli suunatud sellele, et erinevate rahvuste järkjärguline lähenemine viib selleni, et kaovad igasugused rahvusele omased tunnused ja tekib täiesti uus maailma valitsemisele orienteeritud Nõukogude rahvas. Kõlab kaunis sarnaselt aariatõu maailma valitsemisega. Mõlemad kurjusest kantud ideoloogiad on tänaseks maandunud ajaloo prügikasti. Kuid maailm ei taltu. Šveitslased on välja arvutanud, et möödunud 3200 aasta jooksul on maailm rahus elanud ainult 292 aastat. Ülejäänud aja jooksul peeti 14 513 suurt ja väikest sõda, kusjuures tapeti 3 640 miljonit inimest. Ja praegu teatavasti on maailmas sõda 37–38 kohas. Ja kõike seda on tehtud lippude lehvides nii võitjate kui ka kaotajate poolel. Ligi 70 aastat oleme suutnud siin Euroopas ilma suurema sõjata hakkama saada. Aga kas veel kauaks? Siin on Euroopa rahvusriikidel öelda otsustav sõna. Föderatiivne liit tähendab, et suurem osa oma suveräänsusest antakse keskvõimule, mis pärsib kohalikku loovust ja loob eeldusi grupivõimu kujunemiseks. Viimane tekitab aga uusi võimalikke ohte. Ainuke mõistlik valik on ikkagi iseseisvate riikide liit. Ainult sel juhul suudame rahvusena püsima jääda. Lugupeetud kuulajad, taas iseseisvumise järgselt asub meie riigitüüri juurde noorem generatsioon, kelle sündimise aeg langeb juba meie iseseisvuse olemise aega. Seni riigi asju korraldanud põlvkond annab asjaajamise üle. Mida me oleme möödunud 23 aastaga saavutanud? Kõik see vajab sügavat analüüsi ja järelduste tegemist selleks, et vältida vigu ja liikuda jätkusuutlikuma riigi ülesehitamise suunas. Hiljuti tähistasime Rakvere linnuses noortekotkaste 84. aastapäeva. Organisatsiooni põhimõte Isamaa auks alati valmis oli siiras ja läks südamesse ning sisendas lootust, et peale kasvanud põlvkond on võimeline meie riigi ülesehitamist jätkama. Professor Karl Aun on öelnud meie lipu kohta. Ta on olnud rahva iseolemise, võitlusvaimu, vabaduse, ühistunde nähtavaks ja siduvaks teguriks. Sellega võime kõik nõustuda. Õnnitan teid kõiki ja kogu Eesti rahvast Eesti lipu 130. aastapäeva kohal. Tänan tähelepanu eest.
minu välja kuulutatud ettekande teema Eesti ühiskond 19. sajandi viimasel veerandil on lai ja peaks formaalselt kajastama ajavahemikku 1870. aastatest kuni sajandi vahetuseni. Kuna tegemist on väga sündmusterohke ja dünaamilise ajajärguga meie ajaloos, siis paratamatult ei ole lühikese sõnavõtu sees võimalik seda perioodi terviklikult käsitleda. Seetõttu piirdun teie lahkel loal siinkohal vaid mõne olulisema momendi esiletoomisega, mis minu enda arvates on just selle perioodi puhul olulised. Loodetavasti selline lähenemisnurk on tänasel pidulikul päeval sobilik. 19. sajand oli kõigi Euroopa maade jaoks sügavate sotsiaalsete ja majanduslike ning poliitiliste muutuste ajastuks, mille tulemusel toimus Mandri-Euroopas üleminek vanalt seisuslikult korralt kaasaegsele riiklikule korraldusele, mis lõplikult pääses maksvusele 20. sajandil. Teisisõnu öeldes asendus seisuslik ühiskond kodanikuühiskonnaga, agraarühiskonna asemele tuli industriaalühiskond ning eliitkultuuri asemel pääses maksvusele massikultuur. Rahvusluse tõus ja võidukäik koos rahvusliku vabadusliikumise ning rahvusriikide sünniga tegi 19. sajandist ka rahvusluse sajandi. Euroopat vallutanud rahvuslus ei jätnud puutumata ka paljurahvuselist Vene impeeriumi ja selle ühte enim arenenud piirkonda Balti kubermange. Nende üldiste arengute kontekstis ongi siinkohal sobilik küsida, millised protsessid olid olulised Eesti ühiskonna arengu seisukohalt vaadatuna 19. sajandi viimasel veerandil. Meie tänast teemat silmas pidades on kindlasti esmatähtis rõhutada, et just 19. sajandi viimasel veerandil kinnistus eestlaste püsimajäämine rahvusena. 19. sajandi esimesel poolel kõneldi eestlaste võimalikust väljasuremisest, sest ilmselgelt tollane Eesti ala elanike arv, umbes 500 000 inimest, ei lubanud päris muretult tulevikku vaadata. Rahvastiku kiire kasv 19. sajandi teisel poolel aga tasalülitas lõplikult igasugused jutud eestlaste võimalikust väljasuremisest. 1897. aasta ülevenemaalise rahvaloenduse andmeil elas Eestis pea 1 miljon inimest, kellest siis ümmarguselt 90% olid eestlased. Võrdluseks võiks ju mainida, et ametlikel andmetel 2011. aastal elas Eesti Vabariigis 902 000 eestlast. Rahvuse püsimajäämise tagas edu rahvuslikus liikumises, mille kõrgaeg ja järellainetus jäid samuti 19. sajandi viimasesse veerandisse. Eestlased olid ajalukku vaadates riikluseta talupojarahvas, kel üldiste arusaamade järgi pidi olema vähe lootust jõuda rahvusliku liikumise lõppeesmärgini, oma riiklusele. Sellegipoolest see ju 20. sajandi alguses õnnestus ning see eesmärk saavutati paljuski eelkõige 19. sajandi teisel poolel aset leidnud tänu 19. sajandi teisel poolel aset leidnud kultuurimurrangule, mis kõige üldisemas plaanis toestas rahvusliku liikumise edenemist. Rahvusliku liikumise tugevnemise peamised eeltingimused olid levinud kirjaoskus ning tolle aja kohta arenenud kommunikatsiooniväli eelkõige omakeelse ajakirjanduse leviku näol. Ja selle omakeelse ajakirjanduse puhul on ju ka Põltsamaal oluline roll etendada, aga
veelgi olulisem on see, et juba 1806. aastal hakati Tartus välja andma esimest eestikeelset ajalehte, Tartu Maarahva nädalilehte, mis on ülimalt tähelepanuväärne kultuurisündmus ju kogu Euroopas. Pärisolistele talupoegadele mõeldud regulaarselt ilmuvat ajalehte mujal ei kohta. Tõsi, see leht ju ilmus vaid 1806. aastal ja regulaarsele eestikeelsele ajakirjandusele pani alguse juba siis 19. sajandi keskel ilmuma hakanud Pärnu Postimees ning sajandi viimasel veerandil omandas omakeelne ajakirjandus väikerahva jaoks enneolematu kandepinna, mille tähtsust rahvuse eneseleidmisel ja ühtsustunde kujundamisel on võimatu alahinnata. Kuid veelgi olulisem on minu arvates siinkohal rõhutada, et 19. sajandi lõpuks oli eestlastest saanud üldise kirjaoskusega rahvas, mille tagas toimiv koolivõrk ja tegus õpetajaskond. Ja just õpetajate puhul tasuks eraldi ju rõhutada seda, et ilma maaõpetajateta ei oleks olnud ka rahvusliku liikumise sellist levikut. See õpetajaskonna panus just 19. sajandi teisel poolel ka rahvuslikku liikumisse on tõepoolest väga oluline. Jällegi, kui vaadata 1897. aasta rahvaloenduse andmeid, siis nende andmete järgi oskas Balti kubermangudes lugeda 96% täiskasvanud eestlastest ja 92% lätlastest võrdluseks. Eriti väärib esile tõstmist asjaolu, et lugemisoskus oli tollases ühiskonnas väga ühtlaselt levinud. Maal oli kirjaoskus peaaegu sama kõrge kui linnades ning naiste kirjaoskus oli isegi pisut kõrgem kui meestel. Ja eestlased olid, kui Vene impeeriumi tervikuna vaadata, siis kindlasti just kirjaoskuse seisukohalt impeeriumi esirinnas, nad olid ka võrdsed baltisakslaste haridustasemega. Üldine kirjaoskus on rahvuse jaoks uskumatult võimas kapital, mis toodab dividende paljudes valdkondades, alates majandusest kuni kas või selleni välja, et just tänu näiteks kõrgele haridustasemele olid eestlased need, kes esimeses maailmasõjas ka tunduvalt vähem kaotusi kannatasid võrreldes teiste Vene impeeriumi rahvustega. Väga oluliseks teguriks oli eestlaste enese kehtestamine vastukaaluks saksastamisele ja venestamisele. Nii baltisakslased kui Vene keskvõim ja selle esindajad Balti kubermangudes uskusid, et eestlastele ega ka lätlastele ei ole tulevik roosiline, nad ei ole suutlikud kujunema omaette rahvuseks ning oldi kindlalt veendunud, et nad nii või teisiti mingil ajal assimileeruvad. Nende jaoks, nii siis Vene keskvõimu kui baltisakslaste jaoks oli peamiseks küsimuseks, kas eestlased lõpuks saksastuvad või venestuvad. Vene keskvõimu jaoks oli seega Aleksander III valitsemisajal, ta valitses teatavasti aastatel 1881 kuni 1894 ja tema valitsemisajal alanud venestuskampaania oli siis üks osa laiematest pingutustest, mille eesmärk oli kindlustada, et eestlasi ei kaasataks Saksa kultuuriruumi. Need kartused muutusid Peterburi võimutegelaste jaoks eriti aktuaalseteks pärast Saksamaa ühinemist 1871. aastal. Keskvalitsuse venestuspoliitika teravik oli suunatud kultuurile ja Balti provintside halduskorra venestamisele. Venestusega üritati eestlased
tõepoolest kiirkorras liita vene kultuuriruumiga ja mõistetavalt kujunes selle kultuurilise venestamise peamiseks sõjatandriks haridussüsteem, mille tulemusel kehtestati 1880. aastate lõpuks järk-järguline vene keel koolide õppekeeleks. 1893. aastal muutus ka seni saksakeelne Dorpati ülikool venekeelseks Jurjevi ülikooliks. Haridussüsteemi venestamisega kaasnes jõuline õigeusu propageerimine, mis ei tähendanud üksnes eestlaste jätkuvat õigeusku meelitamist, vaid ka õigeusu kiriku visuaalset kinnistamist. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses rajati Baltimaade kõikidesse suurematesse linnadesse, silmapaistvatesse kohtadesse vene õigeusu kirikud ja selle sama liini jätkuks oli tegelikult siis ka ju vallutajate mälestusmärkide rajamine, seda küll peamiselt juba 20. sajandi alguses. 19. sajandi lõpuks aga sai saksastamise kui ka venestamise kavatsuste läbikukkumine ilmselgeks. Eestlaste rahvuslik ärkamine oli kaasa toonud rahvusliku küpsuse ja enesekindluse, mis suutis luua oma kultuuriruumi ning sellega edukalt vastu seista nii venestamisele kui saksastamisele. Keskvalitsuse poolt vaadatuna andis kultuuriline venestamine pigem vastupidise tulemuse. Eestlaste vene kultuuriruumi kaasamise asemel teostatud survepoliitika konsolideeris rahvustunnet, kiirendas eestlaste enda kultuuriruumi loomist. Samas ei ole aga kahtlust, et tänu just vene võimu survepoliitikale vähenes tunduvalt ka saksastamise oht. Venestuspoliitika võimaldas tegelikult eestlastel ja loomulikult ka lätlastel vabaneda baltisakslaste eestkoste alt. Samas tasub siin meeles pidada, et vene keele omandamine oli tollal siiski väga oluliseks pagasiks, mis võimaldas senisest parema hariduse saamist ning see avardas ka oluliselt talupojarahva eneseteostamise võimalusi nii kodumaal, kas või riigiametnikuna, aga veelgi enam Vene impeeriumis laiemalt. Neid eelpool nimetatud protsesse on analüüsinud ka Eduard Laaman ja tema on tabavalt kogu arengu kokku võtnud järgmiste sõnadega. Sakslased ja venelased läksid eestlaste hinge pärast tülli, kummale see pidi saama ja tülimürina peale ärkas eestlane ise sajandite unest. 19. sajandi viimase veerandi arengute kontekstis ei saa kuidagi nimetamata jätta ka kodanikuühiskonna kujunemist Eestis. Selle protsessi arengul oli etendada oluline roll seltsiliikumisel, mis sisaldas endas põllumajanduse edendamise seltse, karskusühinguid, vabatahtlikke tuletõrjeühinguid, laulukoore, muusikaseltse ja muid omaalgatuslikke ühtekuuluvuse vorme. Just erinevad vabatahtlikud ühendused, mille ühiseks sihiks oli midagi oma kätega ära teha, võimendasid rahvuslikku liikumist. Kõnekaks näiteks on siin Eesti Aleksandri kooli idee ja püüd ühiselt seda ellu rakendada. 1862. aastal hakkasid maaaktivistid koguma raha eestikeelse keskkooli Aleksandri kooli rajamiseks. Selle kooli rajamise eesmärk oli ju üsna tagasihoidlik, kuid hoopis olulisem on antud juhul see protsess ise, mille käigus loodi tegusalt toimiv rahakogumiskomiteede ülemaaline võrgustik, mis levitas rahvusliku liikumise ideed üle terve Eesti ning tõmbas inimesi kaasa erinevatesse tõeliselt üldrahvalikesse ettevõtmistesse. See on suurepärane näide ühiskonna omaalgatuslikust organiseerumisest. Seltsi ja rahvusliku liikumise ühtsuse tuntum sümbol on loomulikult laulupeod.
Ja siin ei ole mõistagi ainult tähtis esimese rahvusliku laulupeo korraldamine 1869. aastal, vaid jällegi kestliku traditsiooni loomine, mis osutus uskumatult elujõudiseks ja vajalikuks vahendiks rahvusliku ühtekuuluvuse säilitamisel kas või nõukogude ajal. Ja tänuväärsel kombel ei ole see traditsioon ju kuhugi ka tänasel päeval kadunud. Eks ikka igal kodumaal on taevas sinine, kuid minu armsal Eestimaal on sinisem ta veel ja minu arust metsad piisid rohelisema, kuid meelest vaid ei läheks meil, et seda hoidma peab. Siin kõige siin parim küll mu jaoks mägi, siin võimsai munni jaoks muu, siin minu maailm on suur. Just minu maja rästaval on lõpus pääsupesa ja mind kaugel mängumaast on rukkililleke saan. Nii aasta ringi alati on Eestimaa peal armas, küll pole mujal käinudki, kuid usun, pole sarnast. Lugu Eesti lipust. Heiskan lipu, naeratan, mu sees miski väärahtab, hinges pisuke valu, õnnevalu, sinine on taevas mu peal. See on ilus, jah, tean, must mullapind, nii puhas, kõik esivanemad mul puhkavad Eestimaa mullas. Valge, justkui puhas hing, on igal õnnel oma hind. Kannatused, mis läbi elatud, kuid neistki välja sõditud. Hoidkem meie lippe, hoidkem meie häält, hoidkem meie kodanikke. Eesti hoidmine on tegelikult väga lihtne. Minu viiskudel on virts, mul on ise loomu vähe ja surun mütsi pähe, surun mütsi pähe. See võis lasta lohiseb, see köis, siis katki laila, lihtne on elu mul siin Liivimaal. Vaatan tasapisi töö, minu lemmik laul on pastoraal. Sipu ja vett, sõime salamati heidade on. Ja vähem verekool, selgeks vahtidega laulupeo. Olen pärit olnud poks, mul on tihti peale jahe. Tulgu vihvirahe, see mõni võis lasta lohiseb, see köis, siis katki laine. Lihtne on elu mul siin Liivimaal. Vaatan tasapisi töö, minu lemmik laul on pastoraal. Koos põhjale kohiseb, mõisad leistas lohiseb. Eesti lipu 130 aastat saab laias laastus jagada kaheks. Rahulikud ja head ajad ning aeg, mil Eesti lipp on ajaloo tuultes ja tormides, ajad, mis arusaadavalt on lipul olnud ebasoodsad. Kui pikk on kumbki periood? Mõnevõrra ehk üldistades võiks öelda, et lipu jaoks hea aeg on olnud aastatel 1918 kuni 1940, aga sealt ei tule 22 aastat. Eesti Vabariik kuulutati välja veebruaris 1918,
aga kohe algas Saksa okupatsioon, mil lipud ei saanud lehvida, järgnes Eesti Vabadussõda, kus ka ei olnud teada, millal ja kuidas ja mis tagajärjega sõda lõpeb. Uuemast Eesti ajast on arusaadavalt hea aeg olnud alates omariikluse taastamisest 1991. aasta augustist, seega 23 aastat. Aga see periood on olnud pikem, sest ajalist arvestust tuleks hakata pidama aprillist 1988, mil Tartu muinsuskaitsepäevadel tõusid sinimustvalged lipud uuesti avalikkuse ette. Tõsi, mõni lipp lehvis sellel ajal Eestis ka veidi varem, aga just Tartust laiali sõitnud Eesti Muinsuskaitse Seltsi klubid viisid laiali teadmise taastatud rahvusvärvidest üle Eesti ning järgneva 1,5–2 kuu jooksul jõudsid rahvusvärvid au sisse tagasi. Muuseas, kui tänasel päeval küsida, mis meenub natukene vanematele inimestele, kui siin on kooliõpilased, mis sündmused teile meenuvad kõigepealt seoses laulva revolutsiooniga, siis enamasti vastatakse suured rahvakogunemised Tallinna Lauluväljakul või teiseks Balti kett. Muuseas, 1990 arvati teistmoodi. 1990. aasta algul uuriti küsitlusfirma, millised poliitilised sündmused teile 1989. aastast on kõige olulisemad ja lipu heiskamine 24. veebruaril 1989 Pika Hermanni torni oli eestlaste hinnangutes esikohal ja ühena 3 kõige enam rõõmustanud sündmusest nimetas 70% küsitletud eestlasi. Balti kett saavutas 66%-ga teise koha ja keeleseaduse vastuvõtmine 57%-ga 3. koha. Seega kokku tuleks nii-öelda lipu jaoks häid aegu kuskil 49–50 aastat, arvestades sisse ka vabadussõja aja. Ja lihtne matemaatika ütleb, lipu jaoks keerikaid aegu on olnud 80 aastat. Ja omal moel päris selgelt peegeldub selles 2 numbris ka Eesti ajalugu. Öelda, et 80 keerukat aastat, ka see on lihtsustus, sest 1880. 1890. aastatel ka veel sajandi vahetusel Eesti ühiskond ei teadnud ega ei teadvustanud rahvuslikku olemasolu. Need 3 värvi olid kui väikesearvulise Eesti üliõpilaste seltsi värvid ja veidi teati ka mõningaid luuletusi, rahvusromantilisi luuletusi, mille autoriteks olid Jaan Bergman, Friedrich Wilhelm Ederberg või minu poolest Martin Lipp. Nüüd, nende suurte ajalooepohhide vahel on olnud 2 üsna lühikest, vaid mõnekuust perioodi, mil Eesti sinimustvalge lipp on lehvinud kõrvuti koos teise lipuga ehk punalipuga ja on 1 pisut pikem aeg, 1941 kuni 1944 ehk Saksa okupatsiooni aeg, mil Eesti rahvuslipp võis lehvida kõrvuti koos Saksa riigilipuga. Vaatleksin järgnevalt nüüd mõningaid Eesti lipu looga seonduvaid sündmusi läbi dramaatiliste sündmuste. Esimene Eesti lipu, täpsemalt öeldes lipu värvide ohver, tuleb 1882. aasta aprillist ehk varasemast ajast, kui algab sinimustvalge ajalugu. Nimelt Tartus oli otsustatud luua korporatsioon Viroonia, 20 vanna Eesti üliõpilase poolt ja selle esialgseteks värvideks valiti sinimust ja valge. Korporatsiooni asutamine mitmetel põhjustel venis ja selles olukorras otsustas usuteaduskonna tudeng ja asutatava korporatsiooni Viroonia esimees Aleksander Mõttus esitada väljakutse ja sinimustvalget värvikombinatsiooni nähti esimest korda avalikkuse ees Tartus Suurel reedel vana kalendri järgi 26. märts ehk praeguse kalendri järgi 7. aprill 1882. Ehk Mõttus pani pähe sinimustvalge värvimütsi ja sõitis sellega voorimehega läbi Tartu kesklinna. Nagu öeldud, Viroonia tegevus polnud legaalne, ta ei võinud neid värve kanda, Mõttuse sõitu panid tähele Saksa korporandid, Rüütli tänaval peeti voorimees kinni, Mõttuselt nõuti mütsi loovutamist, tekkis rüselus, mille käigus Mõttuselt see sinimustvalge värvikombinatsiooniga müts rebiti peast ja see viidi kui trofee Balti-Saksa Livoonia
korterisse, kus see võidu rõõmsalt ka jalga alla tallati. Mõttus kutsuti peagi ülikooli kohtu ette, ta püüdis selgitada, ta püüdis põhjendada, et seadus ei keela kanda loomisel oleva korporatsiooni värve enne asutamist, aga need väited lükati tagasi ja arvestades ühtema teist varasemat süütegu, mõisteti Mõttusele karistuseks Tartust ajutiselt väljasaatmine kuni 1. augustini 1883, aga see tähendas Mõttuse väljaviskamist Tartu Ülikoolist. Ja nii võib Aleksander Mõttust pidada esimeseks märtriks Eesti rahvusvärvide märtrite pikas reas. Lühidalt tema hilisemast saatusest õppis Peterburis klassikalist filoloogiat, töötas Venemaal õpetajana, tal sidemed Eestiga katkesid, hiljem tabasid Mõttust vaimuhaigushood, ta tuli Esimese maailmasõja aastatel tagasi Eestisse, andis Tartus ladina keele ja kreeka keele tunde, ta kaotas nägemise 1925. aastal ja andis seejärel tunde veel peast ja tema elu viimased aastad möödusid Tartu vanadekodus, kus ta suri 1932. aastal. Edasi, 1905, esimene Vene revolutsioon, märgilise tähtsusega sündmus ja oktoobris 1905 andis siis Venemaa valitseja kauaoodatud manifesti, millega lubati mitmeid kodanikuvabadusi ja lubati ka parlamendi Riigiduuma kokkukutsumist. Ja selle sündmuse auks otsustasid Tartus Eesti seltsid korraldada rongkäigu ja teel kesklinna poole peatuti Eesti üliõpilaste seltsi hoone ees, kus tudengid tulid välja koos selle trikolooriga ja selles kolonnis, selle trikoloori kõrval oli ka punalipp, see on üks nendest juhtumitest, kus punalipud ja trikoloor ainsuses on saanud ühes ja samas kolonnis olla. Ja kui see rongkäik jõudis Tartu raekoja ette, pidas Villem Reimann ühe lühikese kõne ja samal ajal tekkis ootamatu sõnavahetus venelastest ja ukrainlastest üliõpilastega, kes süüdistasid rongkäigust osavõtjaid tagurluses. Edasi liikus see rongkäik ülikooli peahoone ette ja seal tekkis juba uus rüselus just lipukandja ümber, kelleks oli Ants Simm. Talle tõttas appi kirjastaja, hilisem kirjanik Karl Eduard Sööt, kelle pea kiviga veriseks löödi. Jaan Tõnisson pääses kergemalt, tema sai vaid kepihoobi. Ja kui rongkäik oli jõudnud ülikooli peahoone ette, siis lauldi Isamaa, Mann ja Rõõm, kus juures kergelt peast veritsev Karl Eduard Sööt lõi oma verise taskurätiga puhkelt takti. Nii et 1905 sinimustvalge tuuakse välja kui Eesti haritlaskonna sümbol, aga just läbi selle Tartu sündmuse tuleb sinimustvalgele ka võitlusliku dimensioon juurde. Järgmine murranguline periood 1917, veebruari revolutsioon, mil tsaari Venemaa varises kiiresti kokku. 1917 juhtus korduvalt, et ühes ja samas rongkäigus lehvisid lähestikku nii Eesti trikoloorid kui ka punased lipud ja nende sümbolite suurem lahknemine toimub 1917. aasta suve lõpul, pigem sügisel, kui juba tugevnevad vastuolud siis rahvusluse ja seda eitavate enamlike meeleolude vahel. Otsiti muuseas ka võimalusi mõlemad värvid kokku panna ja näiteks Eesti NSV tippkommunist Hendrik Allik, kes 1917 teenis leiba Balti puuvilla vabriku töölisena. Ta kirjutas sügaval Eesti NSV ajal 1958. aastal ilmunud mälestustes, et esimestel nädalatel pärast veebruari revolutsiooni püüti ühendada tööliste punalippusid ja trikoloorvärve ja on ka mõned pildid olemas, kus on selliste kombinatsioonidega lipud. Ja kindlasti see 1917, see veebruari revolutsiooni järgne periood, lühikese ajaga Eesti rahvas teadvustas sinimustvalge kui rahvuslipu ja värvide väga kiirelt omaks võtmist tunnistavad toonased plakatid, kutsed, kavalehed, kus on sageli kolmevärviline kombinatsioon, algab rahvuslippude soetamine, et neid heisata kas majadele või talude hoonetele ja lipud lehvivad kõikvõimalikel üritustel. Ka Eesti sõjamehed, olgu nad Rumeenia rindel, Soomes, Kesk-Venemaal, Siberis ja mujal, nad ei mõtisklenud pikalt, kuidas endid teistest eristada
nii sõdurid kui ohvitserid kinnitasid oma mundrite nööppaukudesse sinimustvalge lindi või samasuguse kokardi vormipütsile. 1917 kevadesse jäävad esimesed kokkupõrked rahvuslipu pärast. Mulle teadaolevalt esimene selline oli 8. aprillil, 21. aprill praeguse kalendri järgi, kui Tallinnas Estonia teatrilt rebiti maha ja kisti puruks suured sinimustvalged lipud, sest samal õhtul pidi Estonias toimuma pidu, Eesti pidu ja varjandus Estonia seltsi heaks. Nii jõuan aastasse 1918 ja väike seit, mis on seotud Pärnuga, teatavasti 23. veebruaril Pärnus loeti ette iseseisvusmanifest, 24. veebruari keskpäeval korraldati suur manifestatsioon iseseisvuse väljakuulutamise auks. Sel eel peeti kõnesid ja kõnede järel toonane üliõpilane ja hilisem kauaaegne Pärnu linnapea Oskar Kask ja Endla teatri lavameister Aleksei Rodionov heiskasid Endla seltsimaja kohal kõrguvasse lipuvardasse trikoloori. Juhtus ka nii, et lipp kerkis algul pooldevardasse ja jäi seal kinni ja pärast lipu alla laskmist teisel katsel 24. veebruaril 1918 tõusis sinimustvalge lipp Endla seltsihoone lipuvardasse korralikult. Vabariik, see sissejuhatavalt öeldud, see oli trikoloori jaoks hea aeg, aga siiski trikoloori ohustasid mõned katsed ja koguni üks konkurss saada Eestile uus lipp. See toimus 1919. aasta kevad-suvel ja tähtajaks laekus õige imelikke rahvuslipu kavandeid. Pakuti välja Eesti värvides ristiga lippu Skandinaavia eeskujul, sooviti kopeerida Soome lippu, millele panna juurde Eesti vapp, lisada kolmikvärvile 10 tähte kui maakondade sümbolid, see on ilme paralleel Ameerika Ühendriikide tähelipuga, ja leiti, et võiks päris uued värvid võtta kasutusele, punane lipp näiteks musta ristiga. Lühidalt konkursil esitati minu hinnangul arusaamatuid ja nõrga põhjendusega töid, ühtegi otsust vastu ei võetud, kogu konkurss vaikselt tunnistati nurjunuks. Kõige jaburam kavand, mida ma näinud olen, see oleks olnud Eesti Vabariigile kollane lipp, kus lipul tõuseb kiirte pärjas päike, mis mulle üldiselt meenutab kõige rohkem Jaapani sõjaväelastikku lippu. Ja selles poleemikas osalesid ka väga tuntud kultuuritegelased, näiteks arst ja publitsist Juhan Luiga, kirjanik Karl August Indrei, lavastaja Hanno Kompus ja mitmed teised, aga enamasti tuntud kunstnikud või ühiskonnategelased soovitasid jääda sinimustvalge juurde ja kõikvõimalikud vähem tuntud tegelased pakkusid välja uusi variante, võimalik, et mõni lootis just selle abil kuulsaks ka saada. Riigilipu seadus jõustus 16. juuli 1922, nii et 3 aastat läks alates Asutava Kogu esimestest arutlustest kuni lühikese 3-punktilise riigilipu seaduse vastuvõtmiseni. Aga see seadus tähendas lipuvärvide seadustamist. Mis on seaduses kirjas, seda, nagu teada, on tunduvalt raskem juba muuta. Aga seda saab muuta jõud, mis tuleb mujalt. Ja nii jõuame traagilisse 1940. aastasse. Ma ei hakka nendel sündmustel peatuma, need on ju üldteada, aga seoses lipuga on vähemalt üks huvitav ja oluline seik 17. juulist 1940, kui Tallinnas Vabaduse väljakul esimest korda toodi välja loosungid, mis nõudsid Eesti ühendamist Nõukogude Liiduga. Ja siis see rongkäik hakkab Vabaduse väljakult liikuma Vanalinna Pikale tänavale, kus tookord oli Nõukogude Liidu saatkond, praegu on Venemaa saatkond, kus tollel hetkel olid ka muuseas 3 koos Nõukogude Liidu valitsuse 3 kõrget eriesindajat. Ja kui see rongkäik jõudis saatkonna juurde, siis need pildid on tüütuseni nähtud, kus need kõrged tegelased sealt lehvitavad, Stanov ja mitmed teised, siis nende samade tegelaste silme ees puhkeb kähmlus, sest punalippude vahele on mingil moel jõudnud üks sinimustvalge lipp. 5-6 rahva omakaitsemeest rebisid selle lipu trikoloori kandja käest ära,
ja selle rüseluse käigus see lipp ka rebenes, aga üks tükk sellest rebenenud lipust on praegu Eesti Ajaloomuuseumis. Kuidas see kangatükk sattus Eesti Ajaloomuuseumisse, seda teada ei ole, sest 1945 arreteeriti suurem osa muuseumi teaduspersonalist. Näib, et selle lipuriba andis keegi Leida Antingule, noorele teadustöötajale, kes arreteerimisest pääses. Ja kui 1988 korraldas Eesti Ajaloomuuseum menuka näituse Sinimustvalge Eesti, mille järjekord oli kohati 300-400 meetrit pikk, et näitust vaatama pääseda, siis Leida Anting tõi välja ka muuseumi varade sügavusest selle haruldase reliikvia ehk nii-öelda selle tüki, mis oli päästetud 17. juulist. Aga ka 1988 Leida Anting ei rääkinud või ei julgenud rääkida oma kolleegidele, mil moel see kangatükk oli jõudnud Eesti Ajaloomuuseumisse ja kolleegidel ei olnud ka nii palju taipukust, et seda ise küsida ja Leida Antingu manalateele mineku järel on ka see seik jäänud lõplikult teada saamata. Eesti NSV aeg võib-olla 2 väikest juhtumit aasta 1961. See on harukordne sündmus, mille käigus heisati rahvuslipp Eestis kõige kõrgemale. Ma jätan kõrvale nüüd Suur Munamäe või Väikese Munamäe kui looduslikud kõrgustikud. Aga veebruaris 1961 heisati lipp Eestis 144 meetri kõrgusele. Ja selle vägiteoga sai hakkama 19-aastane noor orkestrant Paul Varblane, kes Kohtla-Järvel restoranis esinemise vaheajal lippas klubist välja ja 23. veebruari õhtul kell 21 alustas ta tugevas tuules ja täielikus pimeduses ronimist Kohtla-Järve teletorni otsa ja tal kulus umbes 40 minutit, et viia lipp 144 meetri kõrgusele. Nii et 24. veebruaril 1961 lehvis Kohtla-Järve kohal uhke trikoloor, kuigi uduse ilma tõttu seda hulk tunde tähele ei pandud, siis levisid kuulujutud teletorni mineerimisest ja nii õnnestus see lipp maha võtta alles 25. veebruari hommikupoolel kusagil kella 10 paiku. Paul Varblane võeti kinni, ta sai süüdistuse Nõukogude vastases agitatsioonis ja karistusena 3 aastat Tomi ANSV-s poliitvangide laagris. Ja aasta hiljem, 1962, sinna jääb üks väheseid, võimalik ainus harukordne juhtum, mil Riiklik Julgeolekukomitee ei suutnud trikoloori lipu heiskajaid tabada. Nimelt otsustasid Tõrva keskkooli 11. klassi noormehed kevadise koolivaheajal, enam-vähem nagu praegune aeg, et peaks ikka endast ühe korraliku märgi maha jätma, et ikka oleks midagi meenutada. Ja nii otsustati võtta Tõrva täitevkomitee hoonelt maha Eesti NSV lipp ja tõmmata selle asemele torni sinimustvalge lipp. Need keskkooli noormehed olid hoolega lugenud kriminaalromaane ja vaadanud samasuguseid filme ja nad oskasid õppust võtta, et mitte jälgi jätta, osteti lipu õmblemiseks vajalik riie, riidevärvid, niit, paelad Valgast. Lipu kokkuõmblemine toimus ühe poisi juures maal vanaema õmblusmasinaga ja seejärel põletati kõik, mis oli lipu valmistamisest üle jäänud. Enne täitevkomitee poole minekut tõmmati jälituskoerte eksitamiseks jalga petrooliumiga immutatud jalanõud. Ja oligi 30. aprilli aastal 1962 hilisõhtul ronis Olev Lõntso umbes 6-meetrise lati abil täitevkomitee kõrval kasvanud suure puu ladvast hoone katusele. Üks tema kaaslastest pidas tänaval valvet, aeg-ajalt vilistas, kui mõni üksik hiline jalakäija juhtus mööda kõmpima ja peale keskööd sai Eesti NSV lipp tornis asendatud trikolooriga. Torni uksele kinnitas Olev Lõntso veel klopkadega valge paberriba, mis karmilt hoiatas mineeritud. Noormehed jätkasid konspiratsiooni ja õnnestunud operatsiooni järel nad põletasid ära ka läbi immutatud vanad jalatsid.
1. mai varahommikul sööstsid kohalikud miilitsamehed tõrbas sinimustvalget maha võtma ja loomulikult nad ei lasknud ennast sellest hoiatusest häirida. Järgnes uurimine, palju inimesi, sealhulgas ka Lõntsu ja tema kaaslased kuulati üle, aga ükski nendest 3 noormehest ei allunud, ei andnud järele julgeolekutöötajate ega miilitsameeste survele ja nad ei jäänud erineva jutuga vahele. Nad olid ilmselt ühed põhiliselt kahtlustatavad, aga tõendeid ei leitud ja asja uurimine lõpetati 1964. Ja mis on kõige positiivsem, sellest õnnestunud lipuvahetuse loost oskasid need koolipoisid ka hilisemal ajal vaikida. Nad vaikisid kuni aasta, nad rääkisid sellest veel ühele klassivennale, ka toosas õnneks vaikida. Need kogu selle loo detailid said avalikuks alles 1990. aastate algul. Terve hulk Eesti NSV ajal, kes olid salaja lippu kuhugi heisanud, 2-3 kuud hiljem hakkasid omavahel natukene kiitlema ja uhkustama, kuulujutud hakkasid levima ja enamik lipuheiskajaid võetigi 2-3 kuud hiljem kinni, sest nad ei suutnud ikkagi vastu pidada kiusatusele, et rääkida, mida nad kõike teinud oli. Ja võib-olla paar väikest seika ka mõned kurioosumid sinimustvalgega Eesti NSV aegadest. 1961 Kalevi kommivabrikus tehti klaaskomme ja karbid valmistati Norma tehastes. Otsustati teha sporditeemaline karp, kus on sõud ja paadiga, vesi ja pilved ja kõik kokku andis juhuslikult sinimustvalge kombinatsiooni. Kommikarbid anti töösse, pahandus tõusis, lisapära tõudis kõrgele ja see jõudis kuni Eesti NSV parteijuhi Johannes Käbini tasemele. Aga kuna Käbinil oli just külas Mongoolia rahvavabariigi juht Jungandjin Tsedenbaal, siis eksporditi kogu sinimustvalgete kommikarpide tiraaž koos maitsva sisuga kaugesse Mongooliasse. Ja päris lähiminevikust. Tartlasi on siin terve hulk saalis, nagu ma näen. 1986 valmistati teie linnas kirjanik Oskar Lutsu 100. sünniaastapäeva tähistamiseks. Ja Tartu linnamuuseum tellis vihurist, nagu te teate, need suured teemapahased märgid. Tehase venelasest kunstnik arvas, et kavandi värvid ei sobi ja tema tegi omapoolse täienduse. Ja nii valmistati 10 000 plekist rinnamärki, kus kujutati sinist rukkilille motiivi, mustal põhjal oli kirjaniku nimi ja valge raamatukujutus. Muuseumi direktriss Heidi Pullerits tõi märgitiraaži näidised Tartusse, jagas neid laiali juubelikomitee liikmetele ja linnamuuseumi töötajatele. Ma arvan, et järgnevad võib oletada, kes imestas, mõni ahetas, mõni tõmbas kulmu kortsu, üks aga teatas, kuhu vaja. Ja nii hakkasid märgiga tegelema Tartu julgeoleku töötajad, kes nõudsid Pulleritsut ja muuseumi töötajatelt kõik märgid tagasi. Ja vihur sai korralduse kogu märgitiraaž hävitada. Tõsi, vahepeal olid vihuri taiplikud töötajad neid märke suveniiridena juba suurel hulgal tehase pravatest välja viinud. Asja klaarimine 1986 lõpul toimus Tartus vaikselt, ilmselt ei tahetud äsja alanud perestroika ja selliste uuenduste ajajärgul sellise 10 000-lise märgitiraaži hävitamist panna enam suurema kella külge ja detsembris 1986 toodi linnamuuseumisse õigete värvidega Oskar Lutsu juubelimärgid, aga arvet uue tiraaži valmistamise eest kellelgi ei esitatud. Muuseas, et ekslikud kirjaniku juubelimärgid korjati nii korralikult kokku, et ka tänases Oskar Lutsu muuseumis ei ole sellest ühtegi eksemplari. Küll varjaks õnnestus üks siiski leida. Ja ega nüüd aeg hakkab ka ehk lõpule tulema ja natukene võib-olla lõpetuseks ka siis viimase ja natukene tõsisema teema kohta. Aegalt küsitakse, kas Eesti lipuga on ka seotud mõni lugu, mille kohta võiks öelda lühidalt ime. No kahtlemata ime on see, et see esimene Eesti lipp, mis Otepääl õnnistati 130 aastat tagasi, et see lipp on tänaseni alles ja see on tõepoolest selles mõttes uskumatu lugu, et augustis 1940, õige pea pärast Eesti Vabariigi okupeerimist,
Karl Laun ja Rudolf Saago päästsid Eesti Rahva Muuseumis olnud ajaloolise lipu ja asendasid selle duplikaadiga. Ja selle duplikaadi saatus ongi tänaseni teadmata. Kui nad ei oleks seda lippu asendanud, siis ilmselt oleks täpselt sama saatus tabanud ka autentset trikoloori. Ja nagu ka teada, algul maeti see lipp Viljandis maa sisse, aga see kast oli natukene ebakindel kiiruga tehtud ja aprillis 1944, 28. aprillil maeti see ajalooline sinimustvalge lipp uues ja paremas tulekindlas ja veekindlas kastis siis Jõgevamaal, tookord oli Tartumaa, praegu Jõgevamaa Läänemardi taluhoone köögi vundamendi alla. Selle peitja Karl Laun lahkus, nagu teada, sügisel 1944 Eestist ja lipusaladuse teadjate arv nii Välis-Eestis kui Kodu-Eestis teatud perioodidel oli 5-7 inimese tasemel. Kusjuures, nagu teada, Välis-Eesti ja Kodu-Eesti vahel vähimini sidet olnud. Ja nii nagu teada, see esimene sinimustvalge lipp oli peidetuna enam kui 47 aastat, jõudis ära oodata Eesti Vabariigi taastamise ja nagu ka teada, 26. detsembril 1991 see lipp kaevati Läänemardi taluhoonest välja ja muuseas, ehk väike ajaloo iroonia, just eelmisel päeval varises president Mihhail Gorbatšovi tagasiastumisega Nõukogude Liit lõplikult kokku. Ma tänan. Kaks eelnevat ettekandjat, kaks suurepärast ajaloolast on loonud selle viimaseks ettekandeks väga hea ja väga vajaliku tausta. Ajaloolased on meile õpetanud, et ajalugu kordub, aga ta ei kordu kunagi täpselt, vaid kordub ainult loogika. Ja kui me nüüd mõtleme 19. sajandi viimasele veerandile ja 20. sajandi viimasele veerandile, siis ma tajun väga suuri sarnasusi, eriti kui me mõtleme üksiku inimese tasandil. Mismoodi inimene oma olemasolu, oma tulevikku, oma rahva, oma riigi tulevikku tajus. Me meenutame seda, kuidas Juhan Liiv kunagi kirjutas need kuulsad read, aga üks kord on Eesti riik. Ja elutargad Eesti taalid ütlesid selle peale, aga see on ju Juhan Liiv. Ja kui ma mõtlen, et oma noorpõlve peale, kui ma olin üliõpilane, siis 95%, aga võib-olla 99% minu tuttavatest, eriti vanematest inimesest, väljendasid korduvalt veendumust, et Eesti ei saa enam kunagi vabaks. Ma mäletan seda väga selgelt ja kindlalt, kuna see teema mind huvitas, ma rääkisin paljudega, võib-olla tegin ka veidike märkmeid ja mõnikord ma olen üllatunud, kui ma nüüd tagantjärgi kuulen, kui väga paljud inimesed ütlevad, et see on täiesti iseenesest mõistetav, et me vabaks saame, me pidimegi vabaks saama. See on omapärane, et inimese mõte on selline ja ma tegin katse ka oma hea sõbra ja eelkäija Jaak Erst Jaaksoniga ja küsisin tema käest veidi enne tema surma, et ütle, hea Erst, kas sina uskusid tegelikult, et Eesti saab vabaks? Ja kas sa arvasid, et Eesti saab vabaks? Ja Erst Jaakson vaikis kaua enne, kui ta vastas. Ta vaikis päris hulga sekundeid. Ja siis ta ütles, et ma ei saa kinnitada, et ma seda uskusin, aga ma võin kinnitada, et ma seda lootsin. See on üks väga huvitav erinevus, aga nii ta täpselt ütles. Nüüd küll kirjeldas siin võtlemisi huvitavalt seda, mis oli veerand sajandit tagasi laulva revolutsiooni ajaga. Ja laulva revolutsiooni ajaga algas Eesti Vabariigil üks üleminekuperiood. Eesti Vabariik ei olnud ju kunagi hakanud olemast, ta oli õiguslikult kogu aeg olemas, aga faktiliselt de facto algas nüüd üleminekuperiood, kus taastatud iseseisvus leidis iga päevaga järjest rohkem kinnitamist igapäevaelus. Ja nõnda me jõudsime välja 2004. aastasse 10 aastat tagasi, kui Eesti sai kevadel Euroopa Liidu ja NATO liikmeks.
sellega Eesti riikluse sümbolid vajasid üha rohkem tähelepanu ja üha rohkem tekkis praktilisi olukordi, kus neid tuli selgesti mõtestada ja rakendada. Näiteks oli küsimus selles, et millal me heiskame Eesti lipu, Eesti Vabariigi lipu, millal me heiskame Euroopa Liidu lipu ja millal me heiskame NATO lipu. See küsimus muutus järjest aktuaalsemaks ja kui meie lipp tähendab mõistet meie, siis edasi on küsimus, aga kas Euroopa Liidu lipp tähendab mõistet nemad? Kui on Euroopa Liidu lipp ka meie ja samamoodi NATO. Ja nõnda tekkis siis see olukord, kus ka puhtpraktikas mitmed meie inimesed, kes puutusid kokku näiteks riigiprotokolliga, üks nendest inimestest istub siin meie hulgas praegu teises reas, kes alguses Kultuuriministeeriumis ja hiljem väga pikki aastaid Välisministeeriumis pidi kokku puutuma riigiprotokolliga, riigisümbolitega ja kui meie esimene sõjajärgne president, esimene rahva poolt valitud president Lennart Meri vajas abi, siis ta pidigi pöörduma nende inimeste poole, kes olid kogu aeg selle teemaga kokku puutunud. Ja nõnda siis arutelude käigus Jüri Treiga, aga ka Andres Mihkelsiga, kes on kauaaegne Kaitseliidu ülema nõunik olnud, kes varem oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni nõunik. Andres Mihkelsil tekkis mõte, et meil oleks vaja võib-olla ühte organisatsiooni, ühte seltsi, kes tegeleks riigi sümbolite mõtestamisega ja selle kasutamise kultuuri edendamisega. Me teadsime küll, et peab olema Eesti üliõpilaste selts, aga see oli akadeemiline. Ja üliõpilaste selts ei asenda seda, mis oleks üldrahvalik. Ja me oma vaimusilmalt kujutasime ette, et Eesti üliõpilaste selts võiks muutuda selliseks ülemaaliseks seltsiks, nagu kunagi 88. aastal oli muinsuskaitse selts, kus oli 10 000 liiget. Täna on muinsuskaitse seltsil ainult 1000 liiget, on 10 korda vähenenud liikmeskond. Ja nüüd me jõuame varsti siin, meie ettekande põhiline osa seisneb piltide näitamises ja juttu on vähem ja pilti on rohkem, siis pildid räägivad enda eest. Nüüd ma tulen siit kõnepuldist ära selleks, et ma ise ka pilte rääksin ja lähen sinna seinale lähemale, et ma teistele ette jää ja siis ma kavatsen neid pilte kommenteerida ja nende piltide taustal siis rääkida lühidalt ja kokkuvõtlikult meie Eesti lipu seltsi lugu. Ja siin me oleme nüüd üks lippude meri, mis on, see on praegust lihtsalt ühe avapildina meil ekraanil selleks, et väljendada seda jõudu, mida lipud endas kätkevad ja mida nad endas peegeldavad. Aga me jõudsime siis lõpuks 10 aastat tagasi maikuuses nii kaugele, et asusime ette valmistama Eesti lipu seltsi asutamist, neid oli ainult mõnikümmend ja avakoosolek toimuski Tartu Ülikoolis, Tartu Ülikooli aulas. Ja kui te vaatate seda pilti, see on Tartu Ülikooli aula, te vaadake, see aula on päris võrreldavalt rahvast täis, see on mõnikümmend inimest. Nii et lipu selts tegelikult sündis omamoodi nagu klubi. Aga see klubi seadis endale eesmärgiks edendada lipukultuuri just nimelt rohujuure tasandil, nagu ma enne nimetasin. Ja meie mõte oli see, et ennekõike tuleb minna noorte hulka. Elu on näidanud, et vanemad inimesed oma kombed enam ei muuda. Ja 50 aastat on üsna pikk aeg. Ja minu isiklik tähelepanek on see, et meie tänased Eesti noored suhtuvad lipusse sama lugupidavalt, nagu seda tegid Eesti noored 1920. ja eriti 1930. aastatel, kus lippe heisati uhkusega ja rõõmuga. Ja ma arvan, et tänased noored on jõudmas ringiga jälle samasse kohta tagasi, nii et ajalugu kordub. Ja siin on meil üks hea näide selle kohta, kuidas Pärnu noored hoiavad
pilte, see on praegust Eesti lipu 125. sünnipäev, mis juhtus olema koleda ilmaga. Me kartsime, et ka 130. tuleb koleda ilmaga, aga seekord kõige vägevam oli meie vastu armuline. Ja siis 5 aastat tagasi, aastal 2009 oli kõige koledam ilm, aga sellest hoolimata me näeme, kui rõõmsad on. Ja siin on nüüd märjad lipud. Kümnete kaupa meil oli 125 lippu Pärnus Rüütli platsil. Pärnus sellepärast, et Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn, seal kuulutati riik kõigepealt välja. Siin on nüüd näha need Eesti lipuseltsi lipud. Siin on juba aasta hiljem, kui ilm on paranenud ja siin me näeme siis naiskodukaitset. See on nüüd Villa Mente õue peal pärast seda, kui see pidulikum avaosa oli läbi, aga siin on jällegi üks pilt selle kohta, kuidas 2011. aastal 4. juunil on toodud siis Pärnu Rüütli platsile tollel hetkel maailma kõige suurem sinimustvalge lipp mõõtmetega 7 × 11 meetrit. Ja praeguseks on olemas juba valmistatud üks sinimustvalge lipp, mis on veel suurem kui see. Ja see on lehvinud Tallinnas, on rippunud Tallinnas Vabaduse väljakul ühe suure maja küljes, kus vanasti oli Moskva kohvik. Ja siin me näeme nüüd neid noori, kellest ma rääkisin, kodutütred. Ja siin on Pärnu ranna kõlakoda, siis traditsiooniliselt pärast seda piduliku lipu austamist Rüütli platsil, mis on umbes samamoodi üles ehitatud nagu lipu austamine varahommikul kell 7 Pika Hermanni juures. Pärast seda pidulikku osa minnakse rongkäigus mööda Rüütli tänavat ja Merepuiesteed, siis harilikult kõlakotta. Ühel aastal me läksime ka Vallikääru. Siin me näeme nüüd seda kojameest, kes on jalgpallihaigla direktor ja selle suure lipu nagu kammandaja. Siin on Pirjo Piiroja, kes alati juhib seda lipu austamise tseremooniat. Ta on selle kuulsa jalgpalluri õde ja Pärnu maavanema abikaasa. Ja vaadake, tal oli seal väike laps vankris. Ja vaadake, see pisikene poeg hoiab ka sinimustvalget lippu. Ja siin on nüüd see rongkäik möödub Johan Voldemar Jansenist Rüütli tänaval ja sellise lippude meri on laste õlgadel. Siin on Tõnis Mägi, kes oli 2012. aastal siis Vallikäärus meie peaesineja ja aasta hiljem 2013 Marko Matvere, kes rääkis, mismoodi sinimustvalge lipp rändas ümber maailma. Ja siin me oleme nüüd Jänesselja lasteaias. Ma enne rõhutasin, et kui oluline on alustada lastest ja näete, lastel on väikesed pisikesed kandelipud käes ja nad rõõmsalt lehvitavad neid lippe. Siin on Vango talu, see on nüüd selline suvelaager õppepäev, mis korraldati Kantseliidu noortele, aga kasutasime seda võimalust, et tutvustada siis ka lipukultuuri nendele noortele. Ja siin on lipu käsitlemise õpetamine Tori kirikus 2013. aastal Kantseliidu Pärnumaa malev annab siis kohalikele noortele õppust. Siin pärast keeravad lipud ilusti kokku. Siin on üks Euroopa päeva tähistamine. Ja siin on jälle see Kojamees oli jalgpallihaigla direktor. Ja siin on nüüd üks hea näide selle kohta meie tegevus ka väljaspool Pärnumaad. Meil on praegu sellepärast palju pilte Pärnu kohta, et meie fotograaf on ise Pärnus ja ta on meie tegevjuht Urmas Saak, kes pilte näitab ja seetõttu on Pärnu pilte on valdavalt enamus, aga muidugi meil on tegevust ka mujal. Ja see on nüüd üks näide selle kohta, kus me oleme Viimsi keskkoolis, mis on siis maailma kõige suurem eestikeelne keskkool, kus on kõige rohkem eestikeelseid õpilasi. Ja siin me tegime samamoodi õpetust. Ja siin on nüüd üks selline huvitav asi, koostöö Riigikantseleiga. Mul on väga hea meel, et meie hulgas on riigisekretär siin ja ka Gert Uipoaed, kes sümboolikaga Riigikantseleisse tegeleb. Meil on olnud väga hea koostöö ja siin on üks näide selle kohta, kus me teeme õppepäeva. Jüri Trei näitab, mismoodi panna õigesti lipud õigesse järjekorda. See ei ole mitte suugi nii lihtne, see on nagu malemäng, kui malenupud laua peal. Ja see on see Vango talu selge üks. Ja siin on nüüd
Karpo Kase, kes täna õhtul kannab Pärnusse sedasama Pika Hermanni juures vastu ühitsetud sinimustvalget lippu. Tema on see mees, see heledapäine noormees, kes äsja mõni aasta tagasi lõpetas Sindi gümnaasiumi ja kelle juhendamisel siis hakati Sindis vanadele inimestele, kes ise enam lippu üles ei saa panna. Viisakalt koputati uksele, noored ütlesid, kas me saame neid aidata. Ja mõnikord oldi üllatunud, mõnikord oldi kohvetunud, aga selline abipakkumine võeti väga hea meelega vastu. Ja ma kutsun Põltsamaa noori üles, õppige Sindi noorte käest, kuna neil on mõlemal ühesugused pühitsetud lipud. Siis Põltsamaa on selline linn, kus väga hästi sobiks samamoodi käia majast majja vaadata, kus lippu ei ole ja Põltsamaa kooli õppust ütleb, no aita need üles panna. See on Sindi raekoda, Sindi linnapea ja Sindi linnavalitsus on väga palju teinud lipukultuuri edendamiseks nende linnas ja see on nagu siis terve Pärnumaale ja Eestile on väga heaks eeskujuks. See Sindi raekoda on jällegi sellised meeleolupildid. Siin on nüüd huvitav pilt, kus need Sindi noored on läinud siis Pärnu maavanema juurde ja palunud, kas Pärnu maavanem on nõus hakkama nende patrooniks. Ja loomulikult Andres Metsoja andis oma nõusoleku. Siin on nüüd see, kuidas aidatakse ühele memmel lippu üles panna tema kodus. Ja siin on nüüd selline asi, et kui ei ole kedagi kodus ja mitte mingit vastust pole ka ja lippuga majale mitte midagi, siis pannakse, kirjakasti pannakse ilus voldik ja voldikul on kirjas lipu ajalugu ja kuidas lippu peab heiskama. Et kui majapere, mis kunagi koju tuleb, saab lugeda. Ja siin on siis lihtsalt üks väikene killukene viimasest tänavusest vabariigi aastapäeva paraadist Pärnus. Sama Allevi kalmistul tänavus. Vene gümnaasiumi direktor Klevtsov vasakul, peaaegu kõige parem kool Pärnu linnas, kui on vaja abi, siis on Vene gümnaasiumi esimesena kohal ja kõige rohkem lippe. Sindi gümnaasium. Siin on nüüd matus, meie Sampari Haarak Nukiseksi matus ja siin on tänamine, tänatakse. Seesama Klevtsov, Vene gümnaasiumi direktor. Tunne Kelam siin tänab siis selle esseevõistluse võitleid auhindadega. Tõnu Simson, kogu selle idee algataja, et Pärnus Rüütli platsil 130, 128, 129 lippe hääletada enne Ergma vastuvõtul. Ja siin on nüüd lippude kinkimine Toris lipuselts kinkis suure hulga lippe Pärnu linna ja maakonna koolidele. Siin on Jaak Pärnu vanalinna kooli direktorisse ja Ain-Keerut, nüüd on tegelikult see suure vaeva nägija, keda kõige rohkem tuleb kiita, tema on siis Sindi gümnaasiumi direktor. Ja siin on Mart Nõmm, kelle Sindi kooli õpetaja, kelle juhtimisel valmistati suur hulk lipu aluseid, nii et kui vaja võib mitukümmend või sadakond lippu panna aluse peale. Ja lipupäeva plakatit, Paju trükikoda on 10 aastat trükkinud tasuta plakateid, see on väga suur toetus. Ja nüüd on siis lipuvabrik Milla Asmu, meie seltsi liige. Ilma Milla Asmuta ja ilma lipuvabrikuta me ei saa seda lipukultuuri edendada, midagi peab käega katsutavat olema. Ja täna seesama Milla Asmu paremal käes, et proua tema oli see, kes eiskas täna hommikul lipu Pika Hermanni torni.